Aitäh! No teadmiseks teile, et meie fraktsioon kasutab tehisintellekti juba pikemat aega, mitu aastat. Ja kui tulla selle eelnõu juurde konkreetselt, see hasartmängu teemaline eelnõu, see ei ole nii keeruline eelnõu. Milles on probleem? Probleem on see, et see ongi lobistide poolt tellitud eelnõu, kuhu kirjutati pahatahtlikult sisse sõna osavusmängud, mis, kui see avastati, kõrvaldati sealt, aga ilmus tagasi sinna uuesti kolmandaks lugemiseks. Ja sellele on muide ka Allar Jõks tähelepanu juhtinud ja soovitanud välja selgitada, kes konkreetselt kirjutas selle sõna uuesti eelnõusse. Et see tuleb välja selgitada, kes konkreetselt kirjutas selle sinna sisse, sest see inimene ongi konkreetselt süüdi. Väga lihtne. Aga teie hiilite praegu vastutusest kõrvale, ütleme, parandame ära ja saame korda ja mille me korda saame? Lobistidele kasuliku eelnõu saame korda. Me saame korda selle, et lobistid tunnistavad ju praegu, et nad on nõus vabatahtlikult maksma ära need maksud, mis näitabki seda, et see on neile vajalik ja kasulik eelnõu. Väga selge. Nii lihtsast asjast ei saa aru või? Mina küll saan aru. Ja mis puutub nüüd sellesse, et keegi maksab vabatahtlikult makse, aga võib-olla me teeme siis tervele meie rahvale, Eesti rahvale ja kõikidele firmadele vabatahtliku maksu maksmise. Las maksavad vabatahtlikult. Miks nad peavad siis sunniviisiliselt maksma automaksu ja autoregistreerimismaksu ja tulumaksu ja sotsiaalmaksu ja ma maksan vabatahtlikult. Aga seda me ju ei tee. Vaat ühele grupile me pigistame silma kinni. Te ju ise saate aru, et te räägite ennast praegu sisse. See ongi lobistide tellimisel tehtud eelnõu, mis toob neile väga suurt kasumit. Rohkem ei ole siin rääkida midagi. Ja lõpetuseks ütlen, et te ilmselt ei saa aru, vaadates teie ülbeid ja irvitavaid nägusid seal, te ilmselt ei saa aru, et teie juhtimisel Eesti kihutab praegu katastroofi suunas. 7049 inimest jäi aasta jooksul Eesti elanikkond vähemaks ja 500 millegi võrra oli sünde vähem. Rääkimata majanduse kollapsist. Ja te võite ju rääkida, et juba paraneb. Aitäh, Mart Helme, te olete 40 sekundit üle läinud. Ma ei saa teile küsimus. Aitäh, jaa, väga lühike küsimus kaitseministrile. Teatavasti Tõstamaa kanti planeeritakse kaitsetööstuskeskust. Ja mul on sellega seoses küsimus, kas nende eelkalkulatsioonide ja planeerimiste ja kõige muuga seoses on kavas välja ehitada seal ka teedevõrgustik, sest praegune teedevõrgustik ilmselgelt ei kannataks välja kogu seda logistilist koormust, mis sellel puhul saab neile langema. Aitäh! Aitäh, härra eesistuja. No, lugupeetud Kristen Michal, see kõik on ju vassimine siin. Vabandus on esitatud ja vabandus on vastu võetud, mis puudutab seda kasiinode seadust. Mis see vabandus maksab? See vabandus maksab 27 miljonit. Riigikogu peab selle korda tegema. Meie hääletasime sellele eelnõule vastu ja ütlesime kohe, et see viib raha välja eelarvest, mitte ei too raha eelarvele juurde. Et see on lobitöö tulemusena esitatud eelnõu, mis töötab teatud ringkondade kasuks. Ja need teatud ringkonnad on veel kõigel lisaks sellised kahtlased, kus liigub narkoraha ja kus toimuvad rahapesu operatsioonid ja muu seesugune, millega tegelikult peaks tegelema kogu aeg kriminaalpolitsei, kes Eesti Vabariigis millegipärast sellega ei tegele. Ja siit ma teen lihtsalt ühe väga väikese järelduse. Kui te räägite mingist näpukast, siis ma ütlen, et kogu teie valitsus on üks suur näpukas. Ja me saame pidevalt selle näpuka kohta tõestusi. Alates sellest samast Kuubast, mis ei puutu nüüd üldse valitsusse. Kujutad sa ette, see ei ole Eesti raha, see on euroraha. Aga euroraha on ka Eesti raha. Me ju maksame sinna. Me ju maksame sinna ja me ju ei toeta repressiivrežiime. Aga nüüd tuleb välja, et toetame seda sama repressiivrežiimi, mis on tegelenud Venezuelas totalitaarse süsteemi nii-öelda valvekoerana ja nii edasi ja nii edasi. Ärme hakkame siin pikalt sellel asjal rääkima. Nüüd tulen ikkagi tagasi selle sama kasiinode teema juurde.
Siin ei ole mingit näpukat ja siin ei ole üldse absoluutselt midagi pistmist sellega, et Riigikogu kollektiivselt on nagu süüdi selles näpukas. Teise lugemise ajal oli see osavusmängude teema sealt eelnõust välja võetud ja ta ilmus sinna müstilisel kombel kolmandaks lugemiseks, kui seda nagu keegi ei osanud enam oodata, et see võiks seal olla. See on kõige puhtamal kujul rahanduskomisjoni esimehe ja koalitsioonipoolne, ma arvan, tahtlik sogamine, et võtta ära just nagu, võtta ära just nagu opositsioonilt ründamise võimalusi, kui öeldakse, et opositsioon oleks võinud parandusettepanekuid teha. Ma küsin, missugused opositsiooni parandusettepanekud on kunagi läbi läinud? Äkki tsiteerite, äkki loete mõned? Mulle ei meenu. Aitäh. No igaks juhuks soovitan liberaalidel mitte kristlikest sellistest printsiipidest liiga palju rääkida, te nagunii aru ei saa. Aga jah, vabandamine on tõesti ja andeks anda on kristliku kultuuri osa, aga selle vabandamise ja andeks annu vahepeale jääb ka enese parandamine vabandaja poolt. Ja see oligi minu küsimus, kes vastutab ja kuidas. Ja sellele ma vastust ei saanud. Nüüd jah, need vaesed välismaised veebikasiinod saavad nüüd küll küüru sirgu ajada, ma arvan, selles mõttes see küüru asi on nüüd lahendatud neil ka. Aga ma küsin teisel teemal ja puudutab ka Eesti maksuvalikuid, et me oleme siin tuututanud ja väga uhkelt rääkinud sellest, kuidas nüüd saavad eestlased rongiga Lätti sõita ja Eesti riik maksab Läti siseriiklikku sisetransporti ehk rongiliiklust oma maksurahadega kinni või doteerib sisuliselt Lätis rongiliiklust. Ja seda raha meil jätkub. Ja me võime ju seda arutada, kas see on mõistlik või mitte mõistlik, aga kui me paneme sinna kõrvale uudise, mis tuli nüüd, valitsuse otsus on see tegelikult, eks ole, et selle te otsustasite kõik koos ära, see ei ole kuskil ametnike poolt otsustatud. Et nüüd edaspidi hakatakse Eestis siseriiklikul transpordil lastelt ja vanuritelt piletiraha küsima. Sest raha näe põle. Raha põle, Kes annab siin Kuuba kommunistidele IT-arendusteks ja kes annab Läti rongiliikluseks ja raha läheb igale poole ja veebikasiinodele ka. Ja siis ju tuleb kusagilt võtta ja kust ikka Reformierakond võtab kõige vaesemate Eesti inimeste taskust, pensionärid ja õpilased. Et ma küsin, et kas teil seal laua ääres seda arutelu ei olnud, et äkki teeks teistpidi, et ei võtaks eestlaste taskust seda raha, et võtaks välismaiste veebikasiinode taskust ja võtaks lätlased, las maksavad ise ja kuubakad ka las maksavad ise oma kuradi arveid. Ma palun. Aitäh. Head uut aastat kõigile, vähemalt istungjärgu algust. Siis mul on mitu erinevat maksuteemalist küsimust ja ma alustaksin sellest Reformierakonna tunnustamisest, et üks kord elust ei valetanudki, kui te ütlesite, et uus aasta toob kaasa metsiku maksulangetuse. Juhtus niimoodi, et välismaised veebikasiinod said sellise maksulangetuse, et ei peagi maksu maksma. Ja ma saan aru, et teil on suur kampaania käimas, et see on suur võit, et nüüd jääb rohkem raha kätte. Vähemalt välismaistele veebikasiinodele ja et see on see lihtne ja kindel majandus ja sedasi ongi, me lähemegi võidule, eks ole. Lihtsad ja reeglid ja rohkem vabadust, mis võib olla parem vabadus kui vabadus maksust, eks ju. Mul on küsimus, et kas keegi vastutab ka, et teil on Annely Akkermann on komisjoni esimees ja Jürgen Ligi on rahandusminister. See eelnõu siiski käis läbi nii komisjoni ametnikelt kui ministeeriumi ametnikelt ja seal oli poliitiline silm ka peal, et eelmisel aastal 22 miljonit laekumist riigieelarvesse, nüüd mõeldi, tegelikult lihtsalt otsustati, et maksulangetusega tuleb siis maksulaekumist juurde ja hakkab sel aastal umbes 27 miljonit laekuma. Ja kui ei laeku, siis makstakse see puudujääv summa siis valitsuse reservist siis sellele kultuurile ikkagi ära. Aga nüüd tuleb välja, et kõik see 27 miljonit jääb laekumata äkki. Ja valitsuse reserv siis, ma ei tea, on arvestanud sellega, ma oletan, või mis te selle valitsuse reserviga peale hakkate. Et ma küsin selle vastutuse kohta, et kas te olete arutanud näiteks seda, et kõik koalitsioonisaadikud panevad nüüd rahakoti laua peale ja maksavad riigile selle summa ära? Aitäh!
Ja armastate loomulikult rääkida väärtustest ja sellest, kui kellega te nagu jagate mingit väärtusruumi ja kellega mitte. Pannes need kõik asjad siin ühte potti, eks ole, see hasartmängumaksuseadus ja siis need väärtuspõhiselt see julgeolek ja ka ütleme keelepoliitikad. Et see, kui te ühes osas kolistate selliseid ämbreid ühest jalaotsast teise koos oma koalitsioonipartnerite, nõrgestab ju tegelikult ka seda positsiooni, mida te tahate evida ja omada, eks ole, siis meie julgeolekus või siis meie keelepoliitikas. Aga ma ikkagi küsin, et kui me väärtusruumist rääkis, et kuidas siis teie erakonna väärtusruumi siis ikkagi jätkuvalt mahuks see erakond, kes selgelt ja kuritahtlikult ja pahatahtlikult surus selle seaduse läbi koalitsiooni häältega, ma tuletan meelde, mitte meie häältega, meie pidasime siin kõnesid teemal ja argumenteerisime väga jõuliselt, et miks see seadus on halb seadus ja muudatusettepanekuid me ei teinud ju sellepärast, et viimasel ajal on ju heaks tavaks, et opositsiooni ettepanekud, ükskõik kui head need on, ei võeta arvesse, minnakse jonnakalt edasi seadustega, ükskõik kui halvad nad lõppkokkuvõttes on, nagu selle hasartmängumaksu seadusega me ka nägime. Ja selle tulemusena ju tegelikult on ju räägitud, et riigil jääb ju saamata selle seaduse kohaselt laekumata 10 miljoneid eurosid ja see on fakt. Ja siin on muide veel üks selline pikantne nüanss, et enne selle seaduse vastuvõtmist te ütlesite ise ühes intervjuus, et juhul kui seda raha siis eelduslikult ei laeku nii palju prognoositult, kui on prognoositud, et siis kultuuriinimesed oma rahast ilma ei jää, et valitsus leiab selle kusagilt mujalt, kui on vaja. Ja seda Eesti 200 muuseas presenteeris ju väga tugevalt, et seda seadust ongi vaja just nimelt kultuuriinimestele lisaraha leidmiseks. Ja ma küsingi nüüd, et mis on nüüd, kui on selgunud, et seda raha üldse ei laeku valitsuse plaan, et mille arvelt siis kompenseeritakse kultuuriinimestele see laekumata maksuraha vaja minemas summas ja mis tegelikult huvitab Eesti rahvast selle skandaali juures ikkagi kõige rohkem. Kas keegi vastutab ka? Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja ja peaminister, et enne kui te hakkate mulle ette heitma, et mind ei olnud vahepeal saalis, siis tõepoolest me kohtusime üleval fraktsioonis kohtunikega, kellel on tegelikult väga suured etteheited teie valitsuse justiitsminister Liisa Pakostale, kes kohtunikel sõnul tegelikult nagu üritab kesta nagu mingit diktatuuri ja lõhub kohtute sõltumatust, kasutades kohtureformi eelnõu, mis on kohtunike hinnangul sügavalt põhiseaduse vastane, läbi surumiseks siis samasugust blackmailingut, nagu siin on, või väljapressimistaktikat, nagu siin on juba ennevalt juttu olnud. Nimelt ta ei nimeta 13 kohtunikku enne ametisse, kelledest on teatavasti väga suur puudus, ta ei nimeta neid enne ametisse, kuni kohtunik on selle kohtureformiga nõustub. Sellist asja me praegu kuulsime. Aga miks ma sellest räägin, sest see läheb väga sobivasti sellesse võtmesse, kuhu ma tahan oma küsimustega jõuda, et nimelt praeguse valitsuse, kelle toetus ükskõik mille tegemisel ja riigielu korraldamisel on olematu, see kui Eesti ajaloos pretsedenditu. Et sellesama valitsuse käparlikkuse, korruptiivsuse, rumala ja kündimatu tegevuse juurde. Et ma ikkagi ei saa aru sellest üle ega ümber ja ma ei saa nagu aru, et ajal, kui umbes 3 miljonit hoitakse siis riigieelarvest kokku sellega, et võetakse ära lastelt ja vanuritelt tasuta bussisõidu õigus maaliinidel ühistranspordis, samal ajal jääb siis riigieelarvesse laekumata siis hasartmängumaksu läbisurumisega erinevatel hinnangutel 22–27 miljonit. Et kui me räägime poliitilisest vastutusest, siis kuidas te saate olla koalitsioonis edasi erakonnaga, kes on siia Riigikokku saanud tänu Ukrainale korjatud annetuste vargusega vahele jäänud Johanna-Maria Lehtmele, tema poolt saadud häältega siis. Ja kuidas te saate olla koalitsioonis siis erakonnaga, kes siis tõepoolest, nagu siin on ka juttu, on šantaažiga pressis välja aasta lõpus siis Reformierakonnalt selle toetuse hasartmängumaksu seadusele. Et ei ole mingit kahtlust, et see oli, on ja jääb lobiseaduseks. Ja kuidas te saate olla koalitsioonis erakonnaga, kelle tegevus on riigile põhjustanud sellise märkimisväärse kahju, nii materiaalse kui moraalse? Aitäh, hea juhataja, lugupeetud minister. Mulle jäi enne kõrva toas kuulates teie vastust ühele varasemale küsimusele, et Eestis igas maakonnas on olemas sisuliselt kas Kaitseväe või Kaitseliidu lasketiir või laskepaik. Ma nüüd tahaks konkreetselt rääkida Rapla maakonnast, et äkki te oskate värskendada mälu, et milline Kaitseliidu või Kaitseväe, millised alad on Rapla maakonnas, kus saaks lasta käsitulirelvi, ma mõtlen näiteks automaati ehk rahet,
et mõned sisetiirud küll on Kaitseliidul, aga seal ei ole võimalik väljaõppega sellel määral tegeleda, nagu vaja on, mis tähendab tegelikult seda, et näiteks Rapla malavaüksused peavad broneerima keskpolügoonile aegasid, jah, seda tehakse, keskpolügoon on niigi väga kinni, mis omakorda tähendab seda, et kogu väljaõpe on väga keeruline, sellepärast et tunnimehed ja nii edasi peavad minema välja juba eelmine õhtu või öösel ja Rapla maleval tegelikult on koht olemas aastaid juba ja tahaks välja ehitada selle, aga lihtsalt vahendeid ei ole. Tegelikult koht on olemas ja see on väga suur probleem meile, et me ei saa tegelikult seda väljaõpet nii läbi viia ja tahaks küll mingit selget sõnumit, et millal siis Rapla malev saab need vahendid, et olemasolevasse kohta, mis on ka riigikaitse otstarbega maa ja koht on olemas, ohutu, võiks hakata ehitama, lihtsalt ei ole vahendeid ja vajadus on väga suur, et millal me seda saame tegema hakata. Aitäh! Ja no täpsustav küsimus, tõepoolest täpsustakski nüüd eelnevalt esitatud küsimust, tuginedes nendele vastustele, mida me hetk tagasi kuulsime, et kui ma õigesti üles märkasin, siis te mainisite, et ettevõtetega on astutud konsultatsioonidesse, et on ligi 200 ettevõttega on astutud konsultatsioonidesse ja neist vaid 100 on Eesti ettevõtted ja fondide puhul on astutud konsultatsioonidesse 67 fondiga ja neist ainult 22 on kodumaised fondid. Et nendest numbritest minule järeldub ikkagi see, et suurem osa sellest rahast kipub liikuma Eestist välja üldse, mitte Eesti ettevõtetele, vaid välismaistele ettevõtetele. Ja see tekitab minus küll väga tõsise küsimuse, et kui me räägime 100 miljonist eurost, mis on plaanitud selle kaitsefondi kaudu laiali jagada, et siis pidades silmas olukorda, kus me peame niigi võtma hiiglaslikke laene selleks, et riigikaitsekulutusi katta, kas see on ikka kõige mõistlikum rahakasutus? Et mina ausalt öeldes küll, nagu tundub niimoodi pealiskaudsel vaatlusel vähemalt tahaks näha seda, et kogu see raha, mida siis kasutatakse, läheks ikkagi Eesti kaitsetööstusesse ja Eesti kaitsevõime reaalsesse edendamisse. Need 2 aspekti ma ei näe ka teie vastusest nähtuvalt, et oleksid siin tegelikult tagatud. Esiteks seda, et need suunatakse Eesti ettevõtetele ja teiseks, et need ka päriselt reaalselt tõstaksid Eesti kaitsevõimekust. Et kas te saaksite seda võib-olla veel lähemalt kommenteerida, et nii nagu mina aru saan meie julgeolekuolukorrast ja kõigest seonduvast, peaks ikkagi ennekõike kulutama raha nagu nendel asjadel, mis vahetult tõstavad meie kaitsevõimekust, nagu relvastus ja moon ja nii edasi, mitte suunama seda raha välismaistele fondidele ja ettevõtetele. Aitäh! Ja suur tänu! No teatavasti möödunud aasta alguses asutati valitsuse otsusega SmartCapi fondi all kaitsefond ja võeti vastu otsus, et selle kaudu siis eraldatakse 100 miljonit eurot erinevateks investeeringuteks mitmesugustesse fondidesse ja nende kaudu ka erinevatesse ettevõtetesse selleks, et siis panustada kaitse- ja kahese kasutusega tehnoloogiate ja kaitsetööstuse ettevõtete arengut Eestis ennekõike. Nüüd on öeldud, et SmartCap plaanib investeerida kuni 4 juba tegutsevasse või loodavasse fondi, tüüpiliselt 5–20 miljonit eurot fondi kohta. Ja mis on eriti tähelepanuväärne selle juures on see, et need fondid omakorda investeerivad sõjalise või kahese kasutusega ettevõtetesse Eesti või NATO liikmesriikides. Et esimene küsimus mul teile olekski siis see, et miks on võetud vastu selline otsus, et justkui Eesti kaitsevõime ja Eesti kaitsetööstuse arengu eelduste loomise loosungi all on loodud mehhanism, mille kaudu on tegelikult võimalik Eesti maksumaksjate raha suunata mitte Eesti ettevõtetele, vaid ka väga paljudele välismaistele ettevõtetele. Seda esiteks. Nüüd teiseks, kas on mingisugused kriteeriumid ka paika pandud, et kui suur osa sellest rahast siis suunatakse päriselt Eesti kaitsetööstusesse, Eesti ettevõtetele ja kui palju ollakse valmis suunama välismaistele ettevõtetele? Ja mis on põhiküsimus? Põhiküsimus on see, et kuidas on üleüldse tagatud, et see 100 miljonit eurot pööratakse ka reaalselt päris kaitsevõime arenguks Eestis. Teatavasti Riigikontroll juba septembrikuus tuli välja oma raportiga, kus ta ütles, et on olnud suuri raskusi riigikaitsesektorisse suunatavate hiiglaslike summade pööramisega päris kaitsevõimeks. Et saate te meil natuke selgitada, millised mehhanismi on plaanitud rakendada või juba rakendatud, et SmartCapi kaudu lihtsalt raha tuulde ei läheks ilma, et kaitsevõime päriselt paraneks? Aitäh!